Trump valib nüüd 2 nädala pikkuse kampaania vahel, mille eesmärk on hävitada Iraani raketivõimekus, vähemalt nii ta ütleb, või piiratud rünnaku vahel, mis jätab ruumi diplomaatiale. Dan, ma tahan kohe sinu poole pöörduda ja küsida, mida sa arvad, kumb neist tõenäolisemalt juhtub ja milline neist valikutest oleks Trumpi maailmas praegu strateegiliselt mõistlikum? Trump ilmselt ei soovi täielikku sõja juurde naasmist. Seega on tema jaoks poliitiliselt mõistlik midagi ajutist ja piiratud. Strateegiliselt on Iraanil maailmas 2 hooba. Hoolimata sellest, et Iraani on sõjaliselt väga rängalt räsitud, on raketid ja Hormuzi väina kitsaskoht. Kui ta tõepoolest valib 2 nädala plaani, mis suudab raketid tõesti hävitada, siis on see strateegiliselt äärmiselt oluline. Ja mind ei üllataks sugugi, kui sellega kaasneks näiteks katse hõivata Kashmiri saar, mis on tegelikult Iraani tugipunkt. Iraani maala, mis kontrollib kitsaskohta. Ja see on mugavalt veega eraldatud Iraani mandriosast. Et 2 sammu oleksid kindlasti strateegilised ja muudaksid võrrandit, mis on võimaldanud Iraanil käituda nagu võitja, kuigi igas tavapärases mõttes oli ta kaotaja. Tead, ma tahan pöörduda sinu poole, Jakob. Me oleme näinud, kuidas iga vaherahu katse siin on kokku varisenud. Iga ettepanek on sisuliselt läbi kukkunud. Ja nüüd tead, ma arvan, et küsimus on selles 2 nädala intensiivses kampaanias, mis on suunatud Iraani raketivõimekuse vastu. Küsimus on, mida see lõppkokkuvõttes saavutaks. Sest me oleme näinud lubaduse järel, et suurem osa Islamivabariigi raketirelvastusest on hävitatud. Et tuumaoht ei ole enam nii tõsine, võiks öelda. Mida saab nüüd teha, mida pole veel tehtud? No vaata, CENTCOM, kui ta esitab oma ettepanekuid presidendile, ta esitab ettepanekuid, mis on mõeldud erinevate eesmärkide saavutamiseks. Nii et kui president Trump ütleb, näidake mulle ettepanekut, mis on mõeldud selle režiimi käitumise muutmiseks. Nad püüavad talle näidata viise, kuidas võtta Iraanilt võimalus ahistada ja terroriseerida tsiviillaevu Hormuzi väinas. Probleem on selles, et Teheran suudab oma väga piiratud võimeid kasutada väga asümmeetrilisel viisil. Kõik, mida neil vaja on teha, on kasutada mõnda paati, et proovida ahistada mõnda tankerlaeva, mõnda naftatankeri. Isegi kui nad teevad seda kord 2 nädala jooksul, on sellest piisav, et kindlustusandjad hakkaksid, tead küll, lisama väga kõrgeid kindlustusmakseid ja põhjustama naftavoo häireid. Ja kõik, mida Iraan tahab teha, on kasutada naftaturgu presidendi Trumpi vastu hoovana. Sellepärast nägimegi, kuidas droon tabas USA gaasitankerit Egiptuses. Sellepärast aktiveeris Iraan oma relvarühmitused Iraagis, et rünnata Saudi Aramco nafta- ja gaasiobjekte. Kõik sihtmärgid on naftaga seotud sihtmärgid, välja arvatud USA sõjalised sihtmärgid, mida samuti rünnatakse. Ja see ongi Iraani eesmärk. Nad kasutavad nafta hindu ja naftaturgu hoovana, asümmeetrilise hoovana president Trumpi vastu, sest nad on jõudnud järeldusele, et see on tema nõrk koht. Ja see on see teema, millest tal on kõige vähem vastupidavust. Nii et ma arvan, et kogu president Trumpi katse veenda neid oma käitumist muutma on ikkagi mõttetu ettevõtmine. Kui ta muudab oma eesmärki ja otsustab, et ta püüab neid destabiliseerida, kuni nad kokku kukuvad ning kehtestab näiteks pikaajalise majandusblokaadi või siis teise võimalusena alustada täiemahulist sõjalist rünnakut kõige vastu, mida selles režiimis on võimalik tabada, siis ma arvan, et see on palju selgemini määratletav eesmärk. Sest režiimi käitumise muutmine on eesmärk, mis on äärmiselt hägune ja ebaselge ning millel on väga väike eduvõimalus. Nii kaua, kui sellel režiimil on veel mingidki võimed alles, püüab ta neid kasutada, et tõestada, et ta on endiselt vastupidav. Mis muidugi toob meid rahvusvahelise sekkumise küsimuseni, eks ole? Sest tead, me näeme, et rahvusvaheline kogukond ütleb, et see sõda peab lõppema. On vahendajaid, Pakistan, Omaan, nüüd ka Egiptus ütlevad, et nad tahavad rohkem panustada. Tegelikult ei suuda keegi olukorda koha peal muuta. Ja nüüd kuulame teateid, et ka Pärsia lahe riigid võivad sekkuda. Kas on võimalik, et rohkem riike liitub Ameerika Ühendriikidega, et rünnata Iraani? See oleks kõigist variantidest parim. Või vähemalt parim kõigist võimalikest variantidest. See nõuaks Trumpilt leppimist NATO ja eurooplastega, milleks tal näib puuduvat soov ning mis pole ka tema loomuses, kuid see oleks kasulik. Oleks kasulik, kui Araabia riigid oleksid ametlikult meie poolel. Nii et see, mida sa just mainisid, on kindlasti samm selles suunas. Oleks kasulik, kui ka India oleks meie poolel. Oleks kasulik, kui Hiina nõustuks mitte sekkuma. Teisisõnu, kui sellest saaks peaaegu täielik rahvusvaheline koalitsioon, oleks selle tõenäoliselt mingi väärtus. Kuid isegi siis kardan, et Jakovil on õigus. Ja džihaadist ei ole võimalik milleski veenda.
ja seetõttu olen ma juba mõnda aega öelnud, et sul on põhimõtteliselt 4 võimalust. Alistumine, jätkuv kurnamissõda, sõda lõpuni, mis ei ole see, mida me nägime veebruarist aprillini, või täielik hermeetiline maa, õhu ja mereblokaad, aga seekord tõesti selleks, et nad välja suitsetada. Ja kui sa valid mõne püsiva lahenduse stsenaariumi, sa pead veenduma, et ülemaailmne avalikkus ja turud mõistavad, et ees ootab piiratud periood majanduslikku valu. Peaaegu pole võimalik sellest mööda pääseda ilma alistumiseta. Ma olen Jakoviga nõus. Kõik vahepealsed stsenaariumid toovad kaasa majanduslikku valu ega too positiivset tulemust, sest iraanlasi ei ole võimalik veenda. Ja eelmise punkti juurde tagasi tulles, kas ameeriklased suudavad tegelikult kõik raketid hävitada, olen sinule nõus, et meil on usaldusväärsuse probleem, sest ameeriklased ja iisraelased on korduvalt kuulutanud suuremat edu tuumarelvade ja rakettide osas, kui praegusest narratiivist paistab. See viitab sellele, et neil on endiselt 2000 raketti, ballistilist raketti. Kes teab, võib-olla läänel hakkavad lõppema tõrjeraketid. See on vastuolus sellega, mida me kuulsime. Ja muidugi on juba ainuüksi selle aasta alguses alanud sõja teine faas vastuolus Trumpi väidetega, et kõik oli juba aasta tagasi hävitatud.